3K IoT kontroller on siis mõeldud erinevate soojuspumpade Nord Pooli optimeerimiseks ja erinevate elektriseadmete lülitamiseks ja jälgimiseks ja ka voolu mõõtmiseks. Meil on kahte moodi seadmed, teenliistule ja siis soketina, 230 voldi tavalise soketile. Ja lisaks on võimalik siis lisada temperatuuriandureid ja muid lisavedinaid. Vaatame siis natukene, milline see süsteem välja näeb. Siin üleval on näha siis praegu Nord Pooli tänane hinnatase ja all ääres on näha ka, et kui me peale klikime, mis on hetke hinnad. Roheline antud juhul tähendab seda, et süsteem töötab ehk siin antud juhul küttesüsteemi puhul tähendab ta, et ta must. Võtame siit mõned lihtsama seadme nagu külmkapp näiteks. Siin on tegelikult tegu külmkapi jälgimisega, siin on näha, et ta on sisse lülitatud praegu. Siin üleval on näha ka selline helesinine tuli, mis tähendab, et sisse lülitatud. Eelmine seade ei olnud sisse lülitatud, sest seal oli öeldud lihtsalt inversioon. Nüüd siin saab öelda, et kas sääst tähendab sisse või välja lülitamist. Aga mis on oluline, on see, et me näeme siin elektritarbimist. Tähendab, et meil on võimalik jälgida selle seadme korrashoidu, antud juhul siis külmkapi puhul. Ja hetke tarbimine on siin keskel ka näha. Aga millest ma tahan rääkida täna on see, kuidas teha presette. Ehk praegu nii, aga mõte on siis see, et meil on loodud nupud. Nuppudega me saame siis ühte kontrollerit panna teatud settingutesse või kamandada ka näiteks kõiki või mitut kontrollerit korraga. No näiteks teha sihukese nupu, et lahkun kodust. Aga teeme nüüd niukse ühe valmis nupu, näiteks sellele külmikule. Praegu ta on automaatne. Siin ta töötab enamus tunde. Lihtsalt paar kõige kallimat tundi ta on väljas. Salvestame selle ära normaalse olekuna. Selleks, et salvestada, tuleb hoida nuppu nõnda aega all ja paneme talle nimeks normaalne. Siin on oluline näha, et grupp on üks, putt on grupp. See tähendab seda, et see nupp mõjub ainult sellele konkreetsele seadmele. Ehk määrame ära siis, et tegu on normaalse asjaga. Et nii hakkab see asi tavaolukorras töötama. Nii, loodame, et nüüd see meie ekraani äpp siin ka uuendab ennast. Antud juhul on niuke lugu, et meie see screencasti asi siin teeb mingit nalju. Aga las ta olla. Nüüd teeme ühe teise nupu, siis me tahame määrata, et see asi on välja lülitatud. Või näiteks sisse lülitatud jõuga. Paneme siia on. See tähendab seda, et see konkreetne seade on siis fikseeritult sees kogu aeg. Salvestame selle jälle ära. Paneme talle nimeks on. Nii, sai on, eks ju. Ja nüüd me võime juba kasvatada seda, et kuidas
kuidas see asi töötab. Me võiksime veel teha siia siukse natuke teistsuguse nupu. Võib-olla teeme prooviks üks asja nagu off. Ehk määrame ära kõigepealt settingud. Off siia. Ja paneme sinna nimeks talle ka ilusti off. Aha. Nii, nüüd on siuke nupp olemas meil nagu off. Nii, me võime proovida, kuidas neid nuppe saab rakendada. Nupu rakendamiseks tuleb vajutada nupu peale täppida 2 korda. Et on tekkinud uued seadistused, aga need ei ole veel kontrollerisse ära salvestatud. Selleks tuleb minna üles nurka, nagu alati seadistuseks siin hoida all seda flopi märki mõnda aega. Ja nüüd salvestuvad seadmed ära kontrollerisse. Nüüd on näha, et kuna me panime fikseeritud offi, siis siia ülesse tekkis üks käsi, mis tähendabki, et automaatset juhtimist ei toimu, et meil on käsitsi pandud asi off või on. Antud juhul on näha, et tuli ei põle, on tegu off situatsiooniga. No paneme selle asja normaalseks tagasi praegu. Normaalseks ja hoiame jälle all flopi märki. Nüüd läks asi normaalseks tagasi. Siin on näha ka, et on automatic, mitte fikseeritud on-off, mis tähendab, et hetkel asi toimub Eesti Nord Pooli järgi. Nii, ja nüüd võiks vaadata korra, kuidas töötavad sellised grupi settingud. Grupi settingutes on siis niiviisi, et meil on grupi number on suurem kui 1 ja kõik need, kus näiteks praegu on grupi number 2, kõigis kontrollerites kõik rakenduvad üheaegselt. No antud juhul on siin auto näiteks, siis on näiteks kütte puhul on samamoodi tehtud grupp 2 ehk ja igal ühel on samamoodi pandud siia settingud, mis siis kõik rakenduvad ühe nupu vajutusega. Ehk kui me vajutame siit 2 korda näiteks lahkun ja nüüd seda flopi märki all hoiame, siis kõigis nendes kontrollerites, kus see grupp 2 on kirjeldatud, pannakse kohe need eelmääratud settingud. Nüüd vahel on siuke probleem, et on tarvis me oleme teinud mingid muudatused, aga me ei taha, meil läks sassi ja me ei tea täpselt, mis olid eelmised settingud. Eelmiste settingute taastamiseks on siin üleval teine nupp. See võtab kontrolleris, siis loeb maha praegused settingud. Ehk see tähendab seda, et tuleb kõik uuesti nähtavale, mis seal enne oli. Alati on üks oluline teema, et kuidas me päris nullist alustada saame. Ehk konto loomine. Et see on kõige tähtsam teema tihti. Ja meil on selleks siin üleval hammasratas ja siit me saame 2 settingud. Touch setup on mõeldud selleks, kuidas kontrollerid oma konto või alla juurde panna ja cloud setup on selleks mõeldud, et luua endale uus pilvekonto ja siduda see pilvekonto siin antud juhul siis meie äpiga. Nüüd
lahendusid, mis siin läbi teha tuleb, on 2. Kui te näete, siin üleval on võimalik pilvekontot muuta ilusti. See tähendab seda, et kui teil on juba mingi konto olemas, võite see teise telefoni panna, võite seda sama kontot kasutada ka mõnes kontrolleris, kuidas seda käsitsi seadistate ja nii edasi. Kõik seadmed, kliendi äpid, millel on sama konto, näitavad kõiki asju. Ja nüüd, et teha uus konto, siis me peame kõigepealt määrama e-maili, kuna kõik need tehakse e-mailiga, tagasisidega. Siis antud juhul on niiviisi, et meil juba e-mail on kasutusel ja kui me tahame sama e-maili peal mitut kontot kasutada, siis me võime püstkriipsu kasutada ja teeme ühe koolituse konto ja lihtsalt see meil tuleb ikka tom@3kgroup.ee peale, aga see lihtsalt see koolitus siin tähendab, et tegu on lisakontoga. Nii, ja nüüd kui me siit vajutame, et loome uue pilve ID, nagu sa näed, siia üles on see pilve ID juba paika läinud. Ehk me teoorias võime ta ära juba aksepteerida. Aga ärme tee seda veel, kui vaatame, kuidas siis see pilve ID ära kinnitada. Et selleks tuleb meil nii. Selleks tuleb avada meil üks tulnud e-mail, mis tuli Cloud Activationi pealt ja vajutada Cloud Activate nuppu, mille peale tuleb tavaliselt teade, et successfully activated. Ja lähme äppi tagasi. Me teame, et see konto peaks olema aktiveeritud ja selle ülemise slaideriga proovime selle kontoga aktiveerida selle äpi külge, mis siin on praegu, selle telefoni külge. Nüüd ta näitabki, et app is connected to cloud. Ja edasi on olukord suhteliselt lihtne, lähme ülevalt noolega tagasi ja uurime, mis meil pilt näitab. Hetkel on veel meil vana pilt ja uue pildi saab siis, kui vajutada siia network märgi peale, mis on vasakult 3. keskmine network märk siin. Aga nüüd on näha, et ühtegi kontrollerit siin küljes ei ole praegu. Ehk vajutame siis nupule, siis ta läheb touch setupi ja proovime kontrolleri külge lisada. Selleks, et kontroller ise läheks provisioneerimisrežiimi, tuleb hoida nuppu all 5 sekundit. Ja selle peale kontroller vilgutab 3 korda ja hakkab aeglaselt vilkuma. Selliste 4-sekundiste vahedega. Mis tähendab seda, et ta on nüüd provisioneerimisrežiimis. Täpsemalt tähendab see seda, et me saame sellele kontrollerile määrata Wi-Fi settingud kui ka automaatselt nüüd
need pilvesettingud, mida me just lõime. Paneme selle praegu siuksesse võrku nagu IoT. Vaatame, kas meil on siin olemas ka mingi, paneme talle nime selle kontrollerile nagu koolitus 1 näiteks. Nii, nüüd me oleme siin selle kontoris olevad IoT parooli ära sisestanud, see on praegu varjatud, saab ka nähtavaks teha ja lisame selle soketi siis nüüd selle slaideriga oma konto külge. Läheb natukene aega. Praegu ei öelda veel midagi. Nüüd ta ütlebki, et soket on ühendatud ja soketi provisioneerimine õnnestus. Selle peale kontroller hakkab puutima ehk vilgutab sekundise vahega tuld ja nüüd me võime hakata uurima. Hurraa! Nüüd me näemegi, et kontroller tegelikult on kenasti näha meie äpis. Ehk siin ja kohe ilmuvad siia ka Nord Pooli andmed ja nüüd me saame hakata süsteemi juhtima. Vaataksimegi korra läbi, et kuidas tegelikult mida siin valida saab. No maa saab valida, see on eri maade Nord Pooli hinnad on ju erinevad, aga kui me tahame lisaks sellele, kui meil on Nord Pooli juhtimine, osaleb ka samal ajal fikseeritud tundide juhtimine. Näiteks paneme kell 3-4 ja paneme 13, paneme sisse. Mis siis nüüd tähendab sisuliselt seda, et meil on 3 fikseeritud tundi, mis on alati sees. Ehk kohe alati need pildid, mis siin paistavad, need tulevad otse kontrollerist. Ja praegu ongi 3, 4 ja 13. Ja antud juhul siis on näha, et kuidas toimivad fikseeritud tunnid ja Nord Pool käsikäes. Ehk osa tunde, kui Nord Pooliga oleks väljas, oleks fikseeritud tunniga igal juhul sisse lülitatud 3, 4, 3, 13, mis see hetketund mida, ja kell 5. Võib vaadata veel mingit, oluline on see, et iga asja juures on ka väike help. Me vaatame sellist price low juures veel ei ole helpi, peab kirjutama. Aga price low tähendab tegelikult seda, et kui meil mingil puhul jääb Nord Pool data puudu, ehk on mingid internetihäired muud, aga näiteks meil on selline seade, mis peab töötama, külmkapp näiteks, siis price low tähendabki seda, et kui andmed puuduvad, siis tegelikult ta valib selle, et hind on odav, ehk antud juhul siis seade töötaks. Siis siin oluline on veel vaadata, et me saame määratleda käsitsi sees või väljas, et me saame määratleda ka ära, et näiteks kasutatakse ainult fikseeritud tunde, mitte Nord Pooli hindasid. Ja siis me saame määrata kindlasti limiidi, et kui meil on hind on praegu, näiteks paneme 20. See tähendab seda, et kõik tunnid, kus hind on odavam kui 20 eurot megavati kohta Nord Poolis, on sisse lülitatud. Nagu me näeme, siis ega meil selliseid hindu ei ole. Siin üks tund öösegi on 23. Aga nüüd meil on olemas siuke trikk, et kui me tahame näiteks, et küte töötaks, siis paneme siia näiteks, et 20 tundi võiks küte olla selles optimisatsioonitsüklis sees ja rohkem kui 24 tundi. Ja nüüd ta valib 20 kõige odavamat tundi. Nüüd ongi näha, et ta on välja filtreerinud kõik kallid tunnid,
ja sisuliselt see tähendab, et meil antud juhul, kui see oleks maja kütmine, siis maja ei külmu ära. See annab väga häid võimalusi optimeerimiseks. Me saame veel, siin on veel nii-öelda keskmistamise võimalused ja loomulikult seadmele saame nime panna. Ja kui me seadmele nime paneme, siis on üks huvitav asi olemas, et see seadme nime me näeme siin üleval, eks ju, aga tähtis on ka see, et nendel seadmetel, kui me oleme lähivõrgus, äpiga võite olla ükskõik kus võrgus, eks ju, aga kui me oleme kuskil lähivõrgus, siis meil on võimalik minna ka kohalikku veebiliidesesse, mis on täiesti sõltumatu süsteem, antud juhul äpist. Ehk toimib ainult lokaalvõrgus. Sinna võite ka NAT-i teha ja kasutada süsteeme täiesti ilma äpita. Saab kõiki asju samamoodi, saab UI parool on 1234, aga saab panna ka need nii-öelda kõik vajalikud paroolid. Siin on antud juhul näha siis see parool, mis me genereerisime, Wi-Fi paroolid ja muud asjad. Ja nüüd on niiviisi, et kui me vaatame seda süsteemi, siis siin on enam-vähem samad asjad. Saab ka tarkvara uuendada. Vahe võib-olla on ainult selles, et siin antud juhul saab tarkvaraga lihtsalt failist peale laadida. Äpis me saame ainult keskserverist seda teha. See on võib-olla kõige olulisem asja. Nii, aga vaataks korra seadme hoolduse poolt, mis on ka väga oluline, et kuidas aeg-ajalt läheb seda vaja. Ehk antud juhul iga seadme lõpus on meil olemas diagnostika info. Seda on veebiliideses natuke rohkem, aga siin sellest siiski piisab. Siin võib-olla olulised infod on see, et siit on võimalik näha Wi-Fi signaali tugevust ja SSID-d. Antud juhul on -58. Väga tähtis asi. See on näha, et kui palju on vaba mälu, 11,6 mingi kilo. Ja oluline on näha, et me kasutame 1.1.35 äppi ja 1.34 socketi versiooni, mis on teisel real, ja IP aadressi ka on näha. Et need on kõik sellised olulised asjad, mis aitavad meil teinekord diagnoosida mingit probleemi. Aga kui me vaatame veebi variandi poole, siis siin staatuses on näha erinevaid asju ka. Et siin me samuti näeme, siin on teinekord, kui midagi on probleeme, siis siin me saame näha näiteks erinevaid interneti aegasid, aga Uptime on ja Nordpooli viimane aeg on näha ka äpis, eks ju, ja nii edasi. Nii et see aitab meil natuke elada tehnikaga. Mis on võib-olla oluline veel äpi puhul on see, et kui me hoiame all seda halli ala, siis tulevad diagnostikanupud. Siin on 3 asja. Delete socket from cloud. See tähendab seda, et ta kustutab selle asja siit äpist ära ja cloudi serverist. Kui nüüd seadmesse on endiselt konfigureeritud samad settingud ja see seade restardib, siis ta tuleb siia tagasi. Nii et päris ära ta ei kustu. Et selleks tuleb kas seade defaultida või teise konto peale panna. Siis me saame teha restarti seadmele ja uuendada tarkvara. Et praegu ongi siin olemas UM34 tarkvara ja teeme antud juhul tarkvara uuenduse. Hetkel me näeme, et socket firmware version teise real on 1.34 ja uptime on tal 5 minutit. Ootame natuke, see läheb paar minutit aega, mis siis juhtuma. Nii, antud juhul ei olnud siis veel soft üles pandud.
aga nüüd on 1.35 soft täitsa olemas. Proovime selle siis nüüd ära uuendada. Kui me uuenduse teeme ja vajutame siis peaks kontroller korra vilgatama ja hakkama uuendust tegema. Tavaliselt lõpeb siis softi uuendus boottsükliga. Ja vaatame, mis siin nüüd juhtuma hakkab. Kontroller tuli üles just. Ja siis me näeme ka siit sellest, et energy price'is on mustaks läinud. Kui ta on oranž, siis ta on juba see hetke olukord, mis siin kontrolleris on varem kui paar minutit. Ja nüüd me näeme, et software versioon teise real on muutunud 1.35. Uptime on 0 minutit ehk tarkvara uuendus täiesti õnnestus see lihtsalt alguses ei olnud see 35 tarkvara veel üles pandud, nüüd on ta olemas. See asi sai ka ära parandatud. Nüüd siin oluline on see, et kui me oleme samas võrgus, siis hoolduse suhtes siit ka otse esimese nupuga on võimalik minna veebiliidesesse, vaadata staatust, kõike sellist asja. Et see käib väga lihtsalt ja siit saab tagasi minna, kui pöidlaga asi vasakule lükata ja on väga lihtne asja hooldada. Samuti on väga lihtne teha rebooti asjale. Vahest on see hea, kui on uued hinnad vaja kiiresti vaadata, et ta tõmbaks uued hinnad. Nord Pooli hinnad, mis ei ole veel uuenenud, sest need tulevad alles 7, siin selles süsteemis 7-8 aeg. Ja nüüd on näha, et vana soft, uus soft ja kõige uuem soft 1.35 on antud kontrolleril peale. Mis on nüüd veel võib-olla kontrolleri puhul on oluline, on see, et meil on võimalik seda kontrollerit ka nupuga juhtida. Et selleks me natuke muudame siin setupi, ma räägin nupu loogikast. Et nupu me juba kasutasime provisioneerimiseks, tarkvara uuenduseks ja nii edasi. Aga antud juhul on näha ka siin tarkvaras, et tuli põleb ja siin üleval real seal on ka näha, et tuli põleb. Ja nüüd me saame süsteemiga käsitsi juhtida. Käsitsi juhtimine tähendab seda, et kui me korraks vajutame nuppu, kustub meil tuli ära. Antud juhul siis relee lülitas välja. Ekraanil on ja äpis ja igal pool on näha ka, et süsteem lülitus välja. Mis on hästi oluline antud juhul praegu on see, et see ajutine muutus kestab tund aega ja pärast seda tundi läheb edasi täiesti tavaline programm ehk antud juhul on tegu automaatse programmiga 20 kriitilist tundi ja nii edasi. Mida me saame teha on see, et meil on võimalik siin teha ka natuke käsitsi juhtimist. Ehk üks oluline viis on see, et meil on võimalik näiteks manuaalselt panna süsteem sisse või välja. Teeme nüüd läbi sellise lihtsa viisi, et lülitame kõigepealt ajutiselt sisse selle kontrolleri. Näha, et ka süsteemis läheb asi siniseks ja põleb. Ja nüüd hetkel, kui nad automaatjuhtimisel tahame viia ta käsijuhtimisele. Meil ei ole äppi ja arvutit käepärast, siis nüüd me hoiame 2 sekundit all ja saime kinnitus see. Ja mis see tähendab meie keeli on see, et hetkel läheb süsteem manuaalse on peale, ehk ta on tegelikult ka ekraanil on juba näha, et automaatika asemele ilmus siia on, ehk meil on võimalik kenasti
teada, et okei, see asi on nüüd püsivalt sees. Kui me tahame püsivalt välja lülitada või tegelikult praegu me ei saa, me saame nüüd viia selle asja automaatjuhtimisele nupust tagasi. Ehk kui me hoiame jälle 2 sekundit all. Nii, saime kinnituse, läheb süsteem automaatjuhtimisele tagasi. Kui me tahame asja püsivalt välja lülitada, siis lülitame kõigepealt relee välja ja nüüd lähme käsitsi juhtimise peale. Võtsime vist kas liiga vähe all. Nii. Nii, sai sõnumi kätte, vilgatas ja lähme käsitsi juhtimise peale. Nüüd on näha, et asi on käsitsi off. Väga lihtne on see ka ja nüüd, kui näiteks on vaja kiirelt, ma ei tea, vett soojendada, kõik need asjad kehtivad soketi puhul ka. Võime alati sisse lülitada, võime välja lülitada, aga arvestame, et need asjad kehtivad tund aega. Et see on tunniajane intervall, et selle aja jooksul on see asi siis kasutatav. Paneme nüüd selle asja automaatse riimisse tagasi. 1, 2. Nii, tundis ära. Nii, läks auto peale tagasi, releega klõpsatas. Võime siit vaadata, et relee läks State 1 peale ja režiim läks Automatic peale. Mis tähendabki seda, et süsteem on päris mugavasti otseselt ka nupuga kiirelt juhitav. Me ei pea seda asja alati äpist tegema. Aga mis on selle asja juhul oluline, on see, et kui me näiteks siit teeme muutusajutise klõps, oleme välja lülitanud. Et nüüd ilmub siia äppi igale poole off, eks ju. Ja me oleme automaatrežiimis, siis meil on võimalik tegelikult sellest režiimist üle sõita. Valida siit uuesti kas automatic, valida on või off, ühesõnaga salvestame ära settingu ja nüüd oleme jälle selles režiimis, mis äpis on seadistatud. See nii-öelda tunniajane erand või mis praegu antud juhul kehtis ainult minuti, on nüüd tühistatud ja jälle oleme selles režiimis, mis meil siin ekraanil näitab. Teeme mõned buttonid ka. Võib-olla see oleks huvitavam. Teeme siia näiteks siukse buttoni nagu paneme automatic off, eks ju. Siis paneme siia kirjutame näiteks mingi teksti off, on ju, ja salvestame ära selle buttoni. Nüüd on meil siuke button tehtud, mis mul läheb kiirelt seda asja välja lülitada. Katsetame 2 korda vajutust ja flopiga salvestus. Nii, klõps väljas. Võiks teha ühe on buttoni huvi pärast. Kõigepealt paneme vastavad settingud, siis hoiame nuppu all ja paneme siia on. Ja grupp on 1, see tähendab kehtib ainult sellel kontrolleril. Kui on suurem kui 1, siis me võime näiteks grupp 2 teha 3, 4, 5 kontrollerile ja siis toimub see asi igal pool. Ja on ei käi 2 n-iga. Nii, on set. Nüüd on meil ka nii-öelda on variant tehtud ja see tähendab seda, et kui me seda klõpsame 2 korda, siis läheb asi sisse ja teeme ühe automaatse buttoni ka. Kõigepealt paneme settingud paika, paneme näiteks, ma ei tea, kriitilised tunnid 15 näiteks. Nii. Ja siia kirjutamegi auto. Teeme hästi suured tähed. Auto ja 15 set. Nii.
ja ongi meil uus asi olemas ja siit me saame alati minna siis kahekordse vajutusega autorežiimi peale. Hetkel autorežiim tähendab, et hetketund on sisse lülitatud fixed hours'iga ehk siit alt. Et me oleme tegelikult on juba 14.09, aga 14.09 on meil see järgmine ja see on lihtsalt siit programmi järgi praegu roheline ehk sisse lülitatud. Nüüd, kui me programmi muudame või midagi teeme, siis need andmed alati tulevad siit kontrollerist ehk siin läheb alati natuke aega. No näiteks võtame need fikseeritud tunnid praegu maha üldse. Need ei hoita kuskil pilves või kuskil siukses kohas. Me korjasime fikseeritud tunnid ära, nüüd see salvestati ära ja nüüd siis kontrollerist tulid uued andmed siia. Aga ongi peaaegu kõik, midagi saab sellega nüüd teha, aitäh!